Tere kõik toredad matkasellid! Oleme Helsingist paarkümmend kilomeetrit välja sõitnud mööda mõnusat suurt laia kaherealist maanteed ning umbes 1,5 tunni pärast peaksime jõudma Tamperele. Mis meid Tamperele ees ootab? See on loomulikult Sarganjemi lõbustuspark. Just, aga kui tahate mööda Soomet ringi kimada suvel, siis on kõige parem. Pange mööda suuri põhimagistraale, kaherealised suured teed, pidevalt 120 sees, mingit muret ei ole. Kogu aeg ühtlase lennuga lähed ja siis mõtled, kuhu küll on jäänud Eesti, Tallinn, Tartu kaherealine maantee. No hea, kui lubatakse 2+1 ridagi, aga siin kogu aeg 2 ühes, 2 teises suunas, jube mõnus sõita. Vahepeal jäävad väiksed bensiinijaamad, saate teha mõnusa Nakki kioski peatuse, sest Soomes käies tuleb alati teha üks korralik Nakki kioski peatus. Aga meie tee jätkub ja mõnus on sõita, peaasi, et uni peale ei tule, sellepärast, et selline tee ei paku ju sõitele mitte mingit pinget. Lihtsalt sõidad. Nii et ma pean teedul tuju üleval hoida. Ässanuga. Ja nii see sõit mõnusalt läheb. Tere tulemast Sarganjemi lõbustusparki. Meie selja taga asub kõige vanem atraktsioon aastast 1974. Troika nimeline atraktsioon ja kujutage ette, kui aastast 74 juba sellised möllupillid olid, siis kuulge, mida te tahate? Sarganjemi lõbustuspargis on eriti pikk ja värviline ajalugu. Nimelt, aastal 1965 otsustas kohalik Tampere linnaseltskond minna Ameerikasse reisile. Seal nad nägid ilusaid kõrgeid maju ja tagasi tulles otsustasid, kuule, teeme Tamperesse ka ühe ilusa kõrge maja, kus otsas oleks võimalik restorani pidada. Mõeldud tehtud, tehtigi selline suur torn siia Sarganjemesse, aga mida siia ümber teha? Välja pakuti see, et miks mitte teha väike Tivoli. Nii et aastast 1967 siin lapsed ja täiskasvanud saavad lustida. Selle üle on mul väga hea meel. Aja jooksul on loomulikult siia atraktsiooni ainult lisandunud. Selgi kevadel avati just kõige värskem ja kõige hullupöörasem atraktsioon, kuhu kõik eestlasedki on oodatud. No sellist võimsat okseratast ikka igal pool naljati näha, mis paneb su pea alaspidi seisma, loobib ühte, loobib teistpidi ja on niimoodi päev läbi 32 erinevat atraktsiooni, kus võid tundide kaupa ühest atraktsioonist teise möllata, vahepeal suhkruätti, siis pingviini püüda, siis palli visata. Kallis sõber teed, kui tuled Soome Sarganjemi, siis võid julgelt öelda kõikide nende asjade kohta. Need meetrised, magusad, pikad, hapud, lagritsad ja kõik muud kommid, need on kõik halvad. Halvad? Mis mõttes halvad? Sellepärast, et soome keeles halba tähendab odavat. Odavad! Lapsepõlv tuleb meelde. Oi, kuidas ma tahtsin neid. Siin on põlvepikku meestele kui ka täiskasvanud suurtele ja uskuge, hirmu või lusti saavad tunda siin kõik. Selline korralik, mõnus vana lunapark, loomulikult on Tšehhi omadega ja võrreldagi. Tšehhi omad olid köki-möki selle kõrval, mis siin on. Nii et võtke jalad kõhu alt välja, sõitke 2 tundi Helsingist kaugemale 180 kilomeetri kaugusele Tampere linna, mis on eestlaste jaoks sama hea kui Tartu. Tampere on Soome suuruselt teine linn ja teid ootab siin Sarganjemi lõbustuspark. Sarganjemen. Nagu õigetele lõbustuspargi fännidele kohane, tegime meie Kristjaniga siin viimase paadisõidu, viimane mohikaanlane. Ja midagi ei ole teha. Nüüdsest peale on minu lastele Sarganjemi lõbustuspargis käimine kohustuslik igal aastal. Ja minu lastele 2 korda aastas, 2 päeva järjest ja naisega veel 3. päev jutti, nii et igal juhul tasub siia tulla, sellepärast, et lõbu on siin... Vaaterattale! Minul on veel vaaterattale! Leidsime Kristjaniga endale Tamperest umbes 30 kilomeetri kaugusel kauni üksiku järvekese keset metsi ja järvekese ääres ühe kauni ja hubase mökki.
mökki, mille reserveerisime siis ainult enda väikesele seltskonnale ja sinna olemegi teel. Vot see on mökki. See on meidän mökki. Oleme jätnud linnakera selja taha selleks, et kuulata pisut vaikust või äärmisel juhul linnulaulu ja et saaksime vaadata ühele tuhandetest Soomemaa järvedest. Aga selleks, et saaks seaduslikult seda ilusat vaadet nautida, tuleb rentida endale üks korralik mökki. Selliseid mökkis, nagu siin meie kõrval on Soomes tuhandeid. Tuleb lihtsalt järgi uurida, rentida endal selline 200–300 eurone mökki, võtta 8 inimest kampa ja nii saate palju odavamalt ja mõnusamalt. Kes kunagi vähegi Soomes mökkid rentinud on, see teab, et Soome mökkide põhiplaan on ikka üks. Parajalt pirakas köök, veel suurem elutuba, selle taga omakorda mõnus ja ruumikas saun ning väiksemad laste või siis peretoa. Meil aga on veel vedanud sellega, et on olemas ka teine korrus. Loomulikult olemas ka kamin. Lisaks sellele meie mökis ka televiisor, DVD-mängija, kui lastele filmi vaja ja täiskasvanutele miljonivaade. Nüüd ajame kohe sauna kuumaks, grilli kuumaks, siis väike kümblus ja õhtul lauamängud. Nii see asi läheb ja homme tuiskame hommikul vara juba kalale, nii et Teet, oled sina valmis? Olen mina valmis. Olen ka mina valmis, küll on. No nii. Istume siin kauni Karhjärvi kaldal. Meil on grill ja chill, mõnus on olla. Mida öelda siis eestlastele? Eestis ei ole tuhandeid järve, ei ole tuhandeid saari, ei ole tuhandeid mökkisid. Aga teadke, et kõik need saared, järved ja nende äärsed mökkid on vaid paari tunni laevasõidu ja autosõidu kaugusel. Ja en ole vaja karta ei karhut ega poro. Koska karhut ovat täällä hyvin kesytettyjä. No hea tisu igal juhul. Aijaa! Oh! Mis on Soome ilma saunata? See juba läheb. Mökki, sauna ja Suomen kesä. Ai. Ja nüüd järve. Assa!